Tere kõik head PÖFFi-sõbrad, minu nimi on Päike-Triinu Tamm ja tere tulemast vaatama PÖFF TV-d. Täna on meil siin stuudios Eesti režissöör Jaak Kilmi, kes räägib meile enda filmist Vari, mis räägib Juhan Liivist, kes on pandud siis mõrvamüsteeriumi keskele, nii et anname sooja vastuvõttu Jaagule. Tere! Tere! Kuidas sul läheb? Kuidas festival siiani sinu jaoks olnud on? Kas sa oled juba midagi põnevat näinud? Kas sa plaanid midagi põnevat näha? Tead, ma just jõudsin eile õhtul tagasi Montenegros, kus ma jõudsin jooksumaratoni. Nii et ma praegu, mul on jalad veel haiged sellest maratonist, nii et ma täna puhkan pehmes kinotoolis. Okei, väga hea. Kõigepealt alustuseks mina nägin sinu filmi alles eile ja mina tahan öelda suur aitäh, mulle väga film meeldis, alustades Ardo Randvarrese muusikast, lõpetades näitlejatööga. Minu jaoks väga ilus, väga selline ingliskeelne sõna oleks bittersweet tervik, selline magusvalus lugu, nii et minule kõik väga meeldis. Ja ma jäin sealt, mul jäi sealt lihtsalt kõrvu see, kuidas kohe filmi alguse poole, kui Pääru Oja siis ehk siis Juhan Liiv on paadi peal ja hüppab kohe vette, siis ta ütles sellise lause, et kodumaa on nagu salanaine, kellest ei tohi rääkida. Ja siis ma lihtsalt hakkasin mõtlema selle peale, kuidas nii tihti suurte kunstnikega juhtub see, et eluajal on just kui mitte keegi ja kui nad ära surevad, siis on nad järsku kõik au sees, et et samamoodi nagu selles kontekstis siis näiteks need samad mesipuu sõnad, et kui need tol ajal ei tähendanud just kui mitte midagi, et keegi ei ole neid nõus avaldama ja täna me kogu Eestiga nutame laulu peal. Et lihtsalt sellised mõtted, mis mulle filmi vaadates pähe tulid. No vaata, toona oli ka poliitiline kontekst oli natuke teistsugune, eks ole. Käis aktiivne venestamine, Eesti oli osa Vene impeeriumist, eks ju. Ja igasugune nagu isamaalisus oli siiski väga taunitud. Et tegelikult mingisugune rahvuslik ärkamine, mis oli 1860-70, eks ole, oli kuidagi jalge alla tambitud juba selleks perioodis, millest meie film kõneleb 1894. Ja selles suhtes, et kindlasti seal on mingid muud tagamaad ka, kui lihtsalt see, et kas meeldib või ei meeldi. Ja, just täpselt. Ja peale selle tõesti, et ega tegelikult Juhan Liiv luuletajana need meile kõige kallimad luuletused olid tal veel selleks ajaks loomata. Et tegelikult see teda räsinud haigus, kirjandusteadlased võivad muidugi vaielda, öelda, et haiguseks, et ta oleks neid niikuinii loonud, aga fakt on see, et need kõige tundlikumad, kõige napimad, kõige täpsemad luuletused lõi ta siiski juba haiguse küüsis. Aga iga sellise suurema kunstiprojekti taga on mingi inspiratsioon, mingi edasiviiv jõud, et mis sinu jaoks, kas sul on mingi isiklik kogemus või isiklik lugu, miks sa otsustasid selle filmi just nii teha? No tegelikult aus vastus on see, et mina ja minu sõber Arbo, kellega me mõtlesime välja, et võiks Juhan Liivist teha detektiivi, see mõte oli ulakas mõte. Tegelikult me tahtsime, esimene mõte on, et teeks sellise filmi, mida kirjandusõpetajad vihkavad ja lapsed hakkavad salaja Juhan Liivi lugema, sest õpetajad on keelanud selle filmi vaatamise ära. Et see ei olnud Juhan Liiv. See ei juhtunud päriselt. Aga sellisest ulakast mõttesse sündis. Esialgu üldse pidi tulema teleseriaal. Aga teleseriaal oleks läinud maksma väga palju ja sellist raha Eesti telemaastikudel ei ole. Ja siis kuidagi jäi see aastateks ja üldse sahtlisse see stsenaarium. Ja kuni ühel aastal, umbes 4 aastat tagasi, äkki tekkis mõte, et aga teeks filmi siis juba. Ja siis olid juba uued produtsendid ja niimoodi ta sai, aga esimene mõte oli siuke ulakas mõte, et teeks Juhan Liivist detektiivi.
aga kust see mõte, et just detektiivi või see ka lihtsalt? Et kiusata kirjandusõpetajaid selle filmiga. Et no ja nagu ka praegune, ütleme, vastukaja pressis näitab, et noh, et üsna vastakaid tundeid tekitab kogu see mõte. Eks me oleme saanud kriitika käest hirmsasti nahutada, mis on jällegi väga minu jaoks üsna lõbustav. No selles suhtes kindlasti mingi nurga alt, jah. Aga peategelast mängis sulle Pääru Oja. Jällegi mina olen juba varem vaadanud, et väga äge näitleja, väga lahe näitleja, et kuidas sa temani jõudsid, sest tema on ka öelnud meedias, et see on üks rollidest, mille jaoks ta on kõige rohkem vaeva näinud, alustades sellest, et ta võtab 20 kilo alla kuni kogu selle vaimse pooleni, siis et miks just Pääru Oja? No Pääru Oja oli algusest peale mul plaanis sellel ajal, kui tõesti umbes 10 aastat tagasi, kui see mõte tuli, Pääru, kui ma ei eksi, siis ta alles õppis näitlejaks lavakunsti kateedris või oli just äsja lõpetanud. Ja ma olin Päärut näinud teatrilaval ja mulle ta tohutult meeldis, mulle meeldis tema energia ja ma alguses peale mõtlesin, et Juhan Liiv saab olla ainult Pääru Oja, sest eks seal on ka teatud nagu füüsiline sarnasus võib-olla. Ja kusjuures seda ka ma ka pärast filmi hakkasin kohe guugeldama ja siis ma vaatasin ka, et tegelikult isegi on nagu mingid näojooned on samad. Jah, noore Juhan Liiviga, sest tõesti Juhan Liiv vähemalt nagu Eesti vaataja jaoks on siuke võib-olla kuidagi tuttav mingid sellise vibaliku vuntsidega vanamehena, aga tegelikult nagu fotod, need ainukesed fotod Juhan Liivist pärinevad sellest ajast, kui ta oli veel noor ja väga Pääru sarnane. Jah, selles suhtes kindlasti seal oli veel hulganisti väga häid Eesti näitlejaid, mulle jäi veel näiteks silma Alice Seal, kes on ju ka värskelt lavaka lõpetanud vist 31. lennust, et tema roll ta oli Mari, eks ole? Et tema roll oli ka väga selline tõetruu ja sügav, et selles suhtes näitlejate poolt ka kindlasti väga hea töö, aga kuidas te balansseerisite siis seda, et mingi osa sellest filmist on justkui päriselu ja päriselt see, kes Juhan Liiv inimesena oli ja mingi osa on siis selline väljamõeldud pool, et kuidas te lõite sinna neid kõrvaltegelasi, et see kõik mingi terviku kokku looks? Tegelikult ikkagi lõppude lõpuks filmi aluseks on stsenaarium. Ja stsenaarist oli Indrek Argla, kes on üsna isepäine stsenaarist. Et ega ta endale ette ei lase kirjutada, et kuidas, mis seal toimuma hakkab. Et ta küll endale tegi selle ajastu üsna nagu lahedalt selgeks, kuni sinnani välja, et palju maksid sigaretid toona või palju maksis lodjaga sõit Tartust Koosale või kus see Emajõgi läbi lähebki täpselt. Varnjas seda välja jõuab. Ühesõnaga, ta tegi selle ajastu selgeks ja ka muidugi Juhan Liivi eluloolised faktid, aga ta liiga palju ei tahtnud olla kinni faktides. Ehk siis kirjanik on siiski fantaseerija, eks ju. Ja siis sama nagu Pääru kehastatud Juhan Liiv siis sündiski ühelt poolt sellises nagu tõmbumises ja tõukumises minu enda nägemusega Juhan Liivist ja Hargla stsenaariumi Juhan Liiv. Et tõesti see ütleme, et kui esialgne idee, et Juhan Liiv detektiiv, tõesti sellega ma võin öelda, et ma olin sellega seotud, aga filmi stsenaarium on sündinud siiski nagu stsenarist Indrek Hargla mängulise käe all. Et ilmselgelt on tegemist nagu mängulise mõttega ja see ei ole nagu 100%, me ei saa öelda, et me kuidagi nagu püüame mõtestada Juhan Liivi rahvusprojekti. Pigem me püüame nagu mängida Juhan Liiviga. Sa mainisid, et Indrek Hargla oli siis hästi ajastu truu või püüdis kõike teha ajastu truult, aga
üleüldiselt kogu seal filmis me läheme 130 aastat ajast tagasi, et kindlasti oli vaja väga läbi mõelda ka kogu siis set-disaini pool ja mingisugused võttekohad, et kus te filmisite, mis selles osas mingisugused suurimad väljakutsed olid, kuidas luua see ajastutruu keskkond? Noh, tegelikult see võttekoht oli Ida-Eestis Alatskivil, kus ka Juhan Liiv tegelikult pärit on ja üsna suure osa me filmisime Juhan Liivi muuseumis, mis on siis seesama talu, kus Juhan Liiv üles kasvas. Ja ka väga palju veetis seal aega ka ütleme haige olles juba, vaimuhaige olles. Juhan Liiv muidugi tiirutas kogu aeg selles vallas ringi, sest tal ei olnud absoluutselt kihelkonnas ringi, sest tal ei olnud absoluutselt asu. Ta oli nagu tuliste sütte peal. Aga mingis mõttes on nagu lahe see, et tõesti me filmisimegi olles Juhan Liivi jälgedes. Sama Alatskivi ja Juhan Liivi muuseumi talu ja ka Tartu on meie põhilised võttekohad selles filmis. Et kuidagi, ma arvan, see, mida Juhan Liiv on puutud, on, et seal on mingisugune Juhan Liivi touch on seal kuidagi huvitaval kombel alles, et üsna vähe pidi kunstnik, andes muidugi tohutu ikkagi tehes muidugi tohutu tööd, eks ole, et taastada see visuaalselt 19. sajandi nägu reaalsus, eks ole, aga õnneks olid väga paljud nagu hooned või vaated nagu hõlpsasti taastatavad. Nii nagu me usume, nagu see võinuks olla. Eks sellest 19. sajandi lõpust on ka päris palju fotosid. Nii et ja ka kirjeldusi sellest olmest, et me saime toetuda ka nendele, et nad tegemist ei ole mingisuguse hirmkauge, ma ei tea, muisse vabaduse ajaga, eks ole, enne Liivi ristisõdasid, kus tõesti me võime toetuda ainult mingitele vanadele kroonikatele, sellest 19. sajandist on siiski nagu materjale. Aga ka siin me paratamatult pidime olema kuidagi nagu mängulised, et ma kujutan ette, et kui ajaloolase luubiga hakata vaatama, siis alates juba selles, et kõrtsiletid olid toona madalamad, on ja palju asju võiks ette heita. Ei, absoluutselt, detailidega saab alati minna sügavamale ja saab minna vähem sügavamale. Aga sa mainisid, et mingi osa Juhan Liivi siis justkui tänapäeval tähtsamast või tuntumast loomingust sellel hetkel, kus siis film toimub ja aset leiab, ei olnud veel olemas, aga et filmi jõudsid siis peamiselt need luuletused Helin ja Ta lendab mesipuu pool, et miks just need kaks? Sest need on hästi olulised luuletused. Üks Ta lendab Ta lendab mesipuu poole on Juhan Liivi vaata, et üks kõige nagu ilusamaid isamaalisi luuletusi. Ja see isamaalisus, mille pärast Juhan Liivi justkui seal kiusatakse filmis, see on hästi oluline teema. Ja teine on luuletus Helin, mis tegelikult ju kirjeldabki Juhan Liivi meelehaigust, eks ole, mis on Helin, et see Helin, see, mis jälitab, see, mis rõhub, see ongi see tema meelehaigus, tema vari, on ju. Nii et ja see oli Päärule hästi oluline luuletus Juhan Liivi mõistmisel. Ja nii et nagu meie jaoks, ütleme see filmi mänguline kontseptsioon ongi see, et see Juhan Liivi meelehaigus, Helin, ongi see, mis teeb tema meeled väga tundlikuks, mistõttu võiks ta olla hea detektiiv. No nii, ja sa jõudsid täpselt sinna, kuhu jõuab ka minu viimane küsimus, et kas Juhan Liivist saabki nüüd meisterdetektiiv, kelle kohta võib tulla veel ka teine osa või kolmas osa või et kas teie tiim on nüüd Eesti Agatha Christie ja Juhan Liiv on meie Hercule Poirot või? Ja, kusjuures Juhan Liiv on tõlkinud eesti keelde
esimese detektiivromaani, mis oli Wilkie Collinsi Naine valges. Ehk siis Juhan Liiv ongi nagu Eesti detektiivkirjanduse alustalasid. Nii et kui keegi meid süüdistab, et me täiesti meelevaldselt teeme Juhan Liivi detektiiviks, siis Juhan Liivi huvi detektiivžanri vastu oli täiesti selge. Aga toona muidugi ei olnud sellist termit nagu detektiivkirjandus, seda kutsuti sensatsiooniline kirjandus. Ja palju ei olnud ka autoreid, kes oleks kirjutanud sensatsioonilist kirjandus, oli Wilkie Collins on üks nendest. Aga vaatame, et meid ikkagi jube palju huvitab see, kuidas rahvusvaheline publik Juhan Liivi vastu võtab, sellepärast, et ega nagu tänapäeval ainult nagu Eesti rahadega filme või seriaale ei toodeta, niimoodi, et hästi oluline on selle filmi välismüük meile. Nii et mina olen Juhan Liivile käe andnud, ma võin temaga lahendada teisigi mõrvalugusid. No võt, seda on hea kuulda, jääme siis huviga ootama, aitäh! Aitäh sulle tulemast, aitäh sulle jagamast meiega neid mõtteid, nüüd kindlasti oskame filmi palju targemini vaadata ja teame rohkem neid tagamõtteid, nii et aitäh sulle! Aitäh! Ja aitäh meie vaatajatele, et olite jälle meiega! Soovin teile ilusat festivali ja näeme täpselt järgmine kord, kui meil on stuudios uued külalised ja räägime juba uutest filmidest. Aitäh! Aitäh!